tere taas kõik kanali jälgijad. Selles episoodis läheme siis Peipsi järvele püüdma aasta 2022 aasta kalaks valitud ahvenet. Et see aasta on Peipsi järv olnud nendega juba väga helde, et paljud on saanud ilusaid saake. Minul siis õnnestus tabada 10 kilo valitud kala. Kõige suurem isend oli 600 grammi ja natuke peale. Et oli küll palju tehnilisi viperusi, et küll mul said akud tühjaks ja mälukaart sai täis, et järgmisel korral kindlasti, et midagi kaadri taha ei jääks, siis lähen välja veel ühe lisaaku ja suurema mälukaardiga. Aga lähme siis vaatame, kuidas mul seal läks. No nii, hakkame siis peale sõitma. Jõudsin siis punktile. Täna on üsna niisugune sajune ilm, aga päris soe on. Et nüüd siis polegi muud, kui tuleb hakata kala otsima. Rahvast liigub väga palju. Et tundub, et vist nagu peaks siin kala olema, aga noh, selle selgitame kohe välja. Kas siin kala on või ei ole. Jääd on omaks 40 centimeetrit kindlasti. Teise augu ka, üks siis kajaloodile ja üks siis püügi jaoks. Nii, vaatame, mis see lood meil siis rääkima hakkab täna. Läheme selle ujuki natukene sügavamaks. No nii. Kohe hetkel nagu mingit kala ei paista. Aga no proovime. No nii, nüüd tuleb mingi vähe priskem kala ka vist või? Hopsti. Need on päris ilus. Nii, nüüd tuleb ikka vist ilusat ahvenet juba. Lõppu see kaare puruks. Kohe verd lendus niimoodi. Kurat, tuli ära. See oli päris suur. Aga no parved, mis siin all on ikka üsna suured. Et kala jagub, see aasta on kala väga ilus, et kui vaatad postitusi, siis
see aasta on saadud ikka juba väga häid ja ilusaid saake. Tuleb ilus talv Peipsil. Et Pärnust on nii-öelda juba isu täis. Nii, siin on jälle see kett nii kurgus, et tahab, kui siin abivahendeid ei kasutaks, siis peaksin enamustel koos soolikatega välja kiskuma. Panin siis vahepeal otsa kolmkandi. Jookseb palju paremini alla. Selle teise landi jaoks oleks pidanud tegelikult teise ridva võtma, aga kala võttis, siis ei tahtnud augu pealt nii-öelda vahepeal püsti tõusta ja toimetama hakata siin. Vaatame, kas see kolmkant meeldib ka kaladele või ei meeldi. Nii, ühe siukse nii-öelda sininina sain kätte. Aga laseme ta tagasi. Liiga väike. Peipsil siis enamasti sellist asja õnneks ei ole nagu Pärnus, et keegi tuleb ja puurib sulle õlma. Kõik saavad rahus püüda, järv on suur. Et see mulle Peipsi juures väga meeldib. No nii, nüüd kohe majumise pealt võttis väga hästi, aga näed, hoopis tragi oli. Seda tuleb ka vahest ette siin. Prooviks vahepeal kirvega püüda, vaatame, mis nad sellest arvavad. Tundub, et meeldib. Nii kui alla kukkus kohe lõi siia otsa kellegi. Ai, kurja. Läks ära, oli ilus kala. Põiklandiga püügi miinuseks ongi see, et ta kipub sinna augu serva taha kinni jääma. Ja siis võivad ilusad kalad ära pudeneda. No, see on juba täitsa ilus.
kala on kuidagi nagu vahepeal väiksemaks jäänud. Peab võib-olla vahepeal ikka sikuga proovima. Kuidagi nagu ei meki sellele suuremale kalale. See põik läinud praegu. Kajaloodi pealt ma näen küll, et nagu suuremat kala peaks ka olema. Et täna siis samamoodi nagu Pärnuski, et püüan selle kajaloodi aluse kasti täis. Nii aga rohkem ei olegi vaja. Sinna mahub üks selline 11 kilo kuskil. Umbes täpselt. Tõmbasin praegu. Tundsin kohe, kuidas tõmbasin ahvenale suust läinud ära. Selle ridvaga on küll ehkimist palju rohkem, aga tunnetus on ikka natuke parem. Ei taha tulla, no mine kasva veel. Et see sikuga püüksin. Peipsil ongi selline, et seda ahvenet tuleb nii-öelda tegevuses hoida kogu aeg. Et üles-alla teda jooksutada. Et see ühe koha peal selline üles-alla liigutamine, noh, kui on hea võtt, siis kindlasti toimib ka see, aga ahvenal peab huvitav olema. Seega selline üles-alla jooksutamine toimib tavaliselt siin Peipsil väga hästi. Meeter üles, meeter alla. Ta tihti peale tüdineb ära.
raisk nüüd. Tahab Rit ka ujuma minna juba. Kätte sain raisk. Augu all läks minema, kurat. Aga jõudsin järgi hüpata. No see on kena juba. No nii, selline see tänane püügipäev oli. Et tänavu aasta on Peipsis ikka väga ilus kala. Kasti püüdsin kenasti täis jälle. Et sellist 400 grammi pluss kala näitas üsna mitu tükki. Soovitan, tulge kalale.